Ma saan aru, et 3 kuninga päev on juba ammu möödas ja aastavahetus ei ole enam väga aktuaalne teema. Aga miks ma ei peaks uskuma hiinlasi, et algav seaaasta tuleb veelgi parem? Eriti hea on uut aastat vastu võtta laupäeval Retro Night'il, aga sellest juba natuke hiljem. Praegu on mul hea meel esitleda meie tänast külalist. Ja minu kõrval on Maili Nõmm. Tere, Maili! Tere! Kas tantsimine on sinu põhitöö? Tantsimine on rohkem hobi, aga võib ka natukene tööna seda võtta, jah. Aga kus sa tantsid hetkel? Ma katsun ennast niimoodi jagada igale poole, et natuke siin ja natuke seal, et tegelikult põhiliselt ma teen trenne noortele, vanematele, aeroobikat ja tantsu ja väikestele jüngritele ka natukene liikumist. Kas sa kaatriga ka veel esined? Kui aega jääks natukene rohkem, siis ehk jõuaks ka sinna. Tavaliselt on lihtsalt nädalavahetused nii kinni, et jõuagi midagi teha, et kahjuks pole viimasel eriti sinna jõudnud. Tervitusi muidugi neile. Kas sa oled kuidagi seotud veel missindusega? Niivõrd kuivõrd, et ega see missindus ei olegi selline asi, et nüüd mina olen nüüd miss ja mina nüüd teen, et kui tuleb võistlusi ja teinekord mulle neid pakutakse ja et erinevaid välismaised, et eks neid võtad rohkem sellena, et kui on selline hea ja eksootiline reis ja pakkumine ja et siis ja aeg on, siis miks mitte, et ma pole seda enda elust välja lükanud, aga hetkel ta mul põhiteemana ei ole. Aga mis sa arvad, miks missindus oli aastaid tagasi kõvasti populaarsem, kui ta on praegu? Mis seda mainet võib alla viia? Võib-olla see ongi, et nad inimesed ise kuidagi muutusid selle vastu, et sponsorid kadusid sealt tagant ära ja võistluste korraldajad hakkasid kuidagi nihverdama neid asju enda kasuks ja siis see maine kuidagi läkski nii ja siis enam siuksed head ja kihvtid tüdrukud ei tahtnudki enam võistlema minna, et kahju sellest muidugi, aga õnneks meil ikka leidub neid edevaid ja kenasid tüdrukud, kes viitsivad ja tahavad, et endiselt toimuvad tegelikult võistlused. Aga kas raskem on olla hea miss või hea tantsija? Missi puhul on nüüd see, et kui sa oled ilus, siis kas sa meeldid sellele žüriiliikmele või ei meeldi? 2 varianti. Et kas sa oled tema maitse või ei ole, et sinust ei olene ausalt öeldes mitte midagi. Et tantsimise puhul on ikkagi natukene oskusi tarvis. Et ma kaldun arvama, et tantsimine, jah. Okei, aga mis on missi töö puhul raske ja mis kerge? Mille puhul? Kui oled miss, siis mis on sul kerge ja mis on raske? Ega see midagi rasket ei olegi, et lihtsalt inimesed kalduvad arvama, et kui sa oled olnud mis näiteks aastal 1988, et siis sa peaksid aastal 2007 välja nägema ka täpselt selline, nagu aasta siis oli 88, et see on ainuke asi, mida inimesed vaatavad, et näed umbes, et ei olegi enam selline, et umbes, et vanaks ja koledaks ja kortsuliseks ja paksuks läinud, et selline asi on ainuke, mis kuidagi inimestel on sees, et see on selline halb külg. Ülejäänud on kõik selline kerge ja ilus, lilleline. Aga tuleb äkki sellest lillelsest aastast mõni eredaim missi hetk meelde? Ei, neid hetki, ma arvan, on palju ja lihtsalt kõige vahvam on minu meelest see, et on hästi palju reisida saanud tänu sellele, et on sellised kohad, kuhu ma poleks võib-olla mitte kunagi üldse osanud minna, aga tänu võistlustele olen käinud ära. Aga räägi USA-st, mis sind sellega seob? USA on lahe. Mulle meeldib. Et ega mind otseselt nüüd ei seo ükski leping ega ükski kirjalik paber, aga ma arvan, et ma jätsin oma osa endast sinna, et mulle väga meeldib, et kõik on avatud ja seal on võimalusi ja tööd teha hästi palju erinevaid, et
et kui vähegi viitsimist on, siis see on kõigi jaoks tegelikult niiviisi. Et kui sa oled töökas ja tahad ja eestlane tegelikult on päris töökas ja loodan, et mina ka. Aga minul isiklikult jäi sinna maha kah natukene tööd ja natuke tegemisi, aga loodetavasti eks ma sinna veel jõuan selle aasta sees. Ja kui sa lähed tagasi, siis mis sa reaalselt teed seal? Seal on tegelikult nüüd Hawaiian Tropic selline, kus need päevituskreemid inimesed teavad selle järgi vist, et selline Hawaiian Tropic zone, et avas New Yorgis restoranid, baarid, lounge'id ja ööklubid. Ja seal on neil sellised nii-öelda võõrustajad, nagu nad ise ütlevad nende kohta hostiks. Et kes võtavad kuulsaid ja rikkaid inimesi seal vastu ja tervitavad ja katsuvad nende lihtsalt heaolust hoolitseda. Ja Maili, ole hea, esita Weekendi vaatajatele siis ka oma küsimus. Minu küsimus siis seekord vaatajatele oleks selline, et mis on minu boyfriendi nimi? Ja vastuse variante on 3. Kas Rein, Martin või Raul? Ja võitjale siis selline Chupacabra singel, mis on mul igal pool kotis alati kaasas olnud. Ja kuna nüüd on sõbrapäev ja siis tahaks omatiki poolt kinkida ära sellise südamega, küll tusane ja must on siin pealkirjaks, aga väga armsa plaadi, et vastake. Vastake ja saate plaadi endale. Eelmisel korral suurelt välja kuulutatud Bad Jam maanduski klubis Bravo, kus Bad J R&B taktis juhatas. Tartu hip-hopi fänne rõõmustasid klubis Illusioon, Def Räädu, DJ Mölls ja Kapten Tulevik. Olevat äge pidu olnud. Tundub, et Eesti on suur missiriik. Laupäeval valiti klubis Papilloon koguni 5 neidu, kes esindavad Eestit Vilniuses toimuval ilutusvõistlusel Miss Baltic State. Fashion Fusionil kohvikus Moskva tutvustati moemaailma viimaseid trende. Lisaks modellidele näitas laval oma võlusid ka üks edev madu. Aga mis ootab ees? Neljapäeval aetakse kummid kuumaks ja kihutatakse Club Hollywoodi poole. Getaway'in Tallinnal valitakse Race Girl Valentine ja maja ette pargivad ennast kõige uhkemad saanid. Laupäeva öö on täis üllatusi. MTV Live'il Club Illusionis astuvad ühele lavale 2 kõige seksikamat ehk Lenna Kuurma ja Mikk Saar. Mis nad seal laval teevad, pole täpsustatud. Ilmselt laulavad. Laupäev on jälle ka Retro Nighti päralt. Rock Hotel ja Ivo Linna tulevad kindlasti kohale. Loomulikult ka kõik talisportlased, sest teemaks on talispartakiaad. Kohe näitame oma reklaamiklubi järgmist leidu. Jeep ise arvab, et see video on bouncy ja funny. Suht bouncy oli see küll, aga aasta vahetame siis ära laupäeval. Siga on hea loom ja ärge unustage oma veel paremaid sõpru. Kinkige ikka lilli ja kommi ja olge vahvad. Head sõbrapäeva. Tšau! Seda anekdooti, kus mees saab kuldkala ja siis kuldkala ütleb, et kuule mis, et rasked ajad, ütle üks soov ja siis lase vette tagasi. Mees mõtleb, siis ütleb, et nagu seal Tadžikistanist sõda lõpeks, siis kuldkala ütleb, kuule mis, ma ei tea, kus see Tadžikistan asubki. Pilti ja vaatab mees, pilti ja mees, et kuule mis, et kus see Tadžikistan asuski.